Ameerika autot peetakse ikka tööauto sünonüümiks. Eks sellelt mandrilt seda töörauda on juba sajandi jagu tulnud ja tuleb edasi. Ford on kindlasti selles vallas üks tuntumaid tegijaid. Nüüd on Eestis olemas uus Ranger. Antud mudeli eelkäija tuli siis tootmisse Euroopasse alates aastast 2012. Tänaseks on ta nüüd siis käsil kolmas nii-öelda uuendus. Ja ütleme, selle mudeli puhul on täna tegemist ilmselt kõige rohkem tehnilist laadi uuendustega. Et kui nüüd eelmist mudelit ja tänast mudelit võrreldes visuaalselt väga suuri muudatusi ei ole toimunud. Aga võib-olla kõige olulisem, mida välja tooks, on siis kindlasti mootor ja käigukast. Et kui me räägime antud automaadist, siis vana klassikaline 6-käiguline on asendatud ära 10-käigulise automaadiga, mis on kasutusel ka selliste mudelite nagu Ameerika tulnud siis F-150, Ford Mustang. Mootor on saanud sellisest uuenduse, siis, et viia ta vastavusse standardite ja tänaste siis mõtteviisidega on 3,2 asendatud antud hetkel 2-liitrisega, 2-liitrise turvadiisliga siis. Samas ei ole kaotatud see auto oma võimekust, ehk siis on tulnud juurde kilovatti, on tulnud juurde väänet. Mõni võib ju küsida, alandati mootori mahtu, käigukast on läinud 10-käiguliseks, ta ei olegi nagu enam maastniku kõlbulik, et seal on ikkagi vaja ju madalamate käikudega liikuda rohkem. Pigem on see 10-käiguline auto, mis täna tegelikult annab väga palju kaasa, et mis ka kindlasti väga edukalt kompenseerib siis seda nii-öelda näilist väikest kubatuuri. Et veel kordan üle, et väänet on ju tegelikult võrreldes 3,2 mootoriga on juures täna ja olles ise selle autoga juba mõnda aega sõitnud, siis mina ütlen täna, et mitte ühtegi põhjust igatseda taga seda 3,2 tänases päevas ei ole. Kütusekulus on võitu vähemalt 30%, see on meeste endi poolt praktikas Eesti tingimustes selgeks tehtud. Pidurite kaagist võib jätkuvalt järgi panna 3,5 tonni ja veokasti võib siis vastavalt mudelist ja varustusastmest siis ümmarguselt ütleme tonn on siis see kandevõime selle auto. Sennist ütlesid küll, et väga palju muudetud ei ole, aga kui vaadata kas või võrrelda kahte autot, siis tegelikult eks see selline juhi töökoht ja võimalused on ikkagi natukene edasi arendatud, ega siin samas Ford ka nagu nii-öelda loorberitel ju puhkama jääda ei saa. Ei, seda ei olegi tehtud. Ütleme, mis on nüüd jälle võrreldes eelmise mudeliga, on täna nüüd siia autole juurde valikusse tekkinud need asjad, mida väga palju eelmise mudeli puhul küsiti, ehk siis võtmevaba kesklukustus, võtmevaba käivitus, ksenoon esituled, adaptiivne püsikiirus, need olid tal eelnevalt juba olemas, et ega see austada rohkem, et midagi väga lisada juurde ei olnud. Kuid uudist on veel? Täna lisaks siis uuenenud Ford Rangerile me tegelikult ka näitame siis laiemale publikule võib-olla siis uuenenud Ford Customit, mis on siis praegu hetkel väljas siin turneversioonina, mis on reisijate vedu kuni 8 kohta siis. Kindlasti ei saa selle juures ära unustada kaubikut, mida Eestis ostetakse äärmiselt usinalt. Ja see on samamoodi saanud nüüd kaasaegsed mootorid, kaasaegsed käigukastid. On ka tegelikult täna siis valikusse juurde tekkinud ka juba nii-öelda see mild hübriidversioonid, mis on hetkel saadaval siis manuaalkäigukasti puhul. Ja loomulikult Transit, sellest ei saa üle ümber. Fordi tarbesõitukite lipulaev, mida igaüks vast teha. Absoluutselt nõus, et uuenenud Ford Transit, mis ütleme siis ka jälle, ta sai nii-öelda visuaalse uuenduse, ta sai tehnilist laadi uuendused, mudeliti, midagi olulist muudatust toimunud, ehk siis sama see kabariitide, suuruste, kandevõimete vahemik ei samaks, mis oli eelmise mudeli. Active-versiooni on saanud ka Ford Focus, mis siis tähendab peaasjalikult kõrgema clearance'iga masinat. Aga veel kord tagasi Ford Rangeri juurde. Täna siis võime öelda, et on olemas harukordne võimalus, ütleme nii, et oktoobrikuus juba soetada kohalt Eestist laost peagi saabuvad 40 Ford Rangerit, mis ei ole just tavapärane, sest varasemalt on alati nad jõudnud reeglina Eestisse juba müüdud autodena. Täna tekib meil valik 40 auto näol oktoobrikuus, mida saab tulla ise vabalt valima, pakkumisi võtma ja muidugi ostma. Tuleb kiirustada, sest selline stiilne ja võimas töömasin müüb kiiresti ennast läbi.